Tervist! Siin Objektiivi stuudios on Anti Kukkela ja Kristjan Moora. Tere tulemast! Tervist! Te olete nüüd siin käinud juba mitmendat korda, üks oma 3 korda küll. Ma arvan, siis on juhtunud ka niimoodi, et on eraldi käidud. Aga nüüd istume siin jälle koos. Viimane kord, kui te härrased seda stuudiot külastasite, siis oli vahetult enne valimisi. Nüüd on valimised peetud, loomulikult tulemused teada ja te mõlemad istute praegu Saaremaa valla volikogus. Mis seis seal volikogus ja vallavalitsuses nüüd siis praegu on? No, võimalus on ka tänada meie valijaid, et meie Saaremaa võimukoalitsioon vahetus. Uue võimukoalitsiooni moodustasid siis Isamaa, EKRE ja Keskerakonna fraktsioonid ja Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatide valimisliit jäid siis seekord opositsiooni, nad olid olnud 8 aastat järjest võimul. Eks seda võimuvahetust tuleb ju pidada ka demokraatlikuks. Aga täna me võiksime analüüsida neid põhjuseid, mis üle Eesti tegelikult viimaste kohalike omavalitsuste valimistulemusi mõjutasid. Ja meie koalitsioonipartnerid Saaremaal nii Isamaast kui Keskerakonnast väga üksmeelselt olid nende meretuugeni maailma suurima pargi ehitamise vastu, mida siin viimase 4 aasta jooksul eelmine võimukoalitsioon väga intensiivselt püüdis läbi suruda koos siis selle riikliku eriplaneeringuga, mis tegelikult läks nagu öeldakse, kohaliku omavalitsuse otsustuspädevusest üldse üle ja ei tahetud rahva käest isegi küsida. Nii et selline rahva tahtega arvestamata tehtavate riiklike eriplaneeringute, eriti mingite megaprojektide tegemine ilma kohaliku rahva käest küsimata, tõi ka ilmselt muutuse väga paljudes Eesti kohalikes omavalitsustes tänaste volikogude koosseisus. Et põhjus on ilmselt mõistetav ja ma meenutan ka ühte teist saadet, kus me siin olime täpselt aasta tagasi detsembris eelmisel aastal ja seal me tõime siis välja selle, et vahetult enne seda saadet oli meil ju välja kuulutatud riigi metsamaade väga mastaapne oksjon üle Eesti, 100 metsakinnistuid ja kõike taheti teha raadata lagedaks ja teha tuugeniteks. Et see selline riigi plaan jälle kohalike omavalitsustega kooskõlastamata ja meie kõigi ühisvaraks olevates riigi metsamaadel oli ka ilmselt nendes kohalikes omavalitsustes valimistulemuse väga oluliseks mõjutajaks. No väga hea on kuulda seda, et nende plaanide vastu on tõepoolest ka valijad välja tulnud ja loodame, et vähemalt on tulnud. Anti, millised on sinu nägemused Saaremaa praegusest olukorrast, et sa oled rääkinud ka nendes saadetes nii-öelda tervise teemadel ja oled kohaliku gümnaasiumi hooldekogu liige. Tuleme hariduse ja nende teemade juurde tagasi, aga mis pilt sulle sealt praegu paistab? No, ma kasutan ka võimalust, et tänada valijaid selle usalduse eest, mis on meile osutatud ja nüüd on olles nüüd koalitsioonis, et avaneb meil võimalus tuua siis nii-öelda volikogu ja ka valitsuse tasandile neid samu teemasid, mida me oleme siin käsitlenud ja mis siis käsitleb siin eelkõige tehnoloogiast tulenevaid terviseohtusid, tervisemõjusid, aga samuti ka meie igapäevast elu, ütleme siis toidu kvaliteedi, toidust tulenevate tervisemõjude, siis meie laste haridusasutustes toimuvaid suundasid, et nende juures, otsuste juures olla ja neid mõjutada, et need suundumused on kahtlemata positiivsed ja et on ilmselt asju, mis vajavad lähiajal kohe sellist tähelepanu, seda on nüüd ka Objektiivi saates käsitletud, on see LGBTIQ inimestele võrdsete võimaluste loomise tegevuskava, eks ole, mis on koostatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ja mis on selline
ütleme siis suuresti ideoloogiline plaan ja mis ei arvesta sugugi ei vanemate ega laste õiguseid ega ka nende soove. Ja see on väga oluline temaatika tegelikult, sellepärast et see plaan ise, mida ma olen ka siin kommenteerinud päris pikalt ja laialt, näeb ette just nimelt haridusvaldkonda väga selgelt sekkumisse, näeb ette seda, et hakatakse õpetama ka õpetajaid, kuidas siis kogu seda ideoloogilist paketti edasi kanda. Ja see on nüüd siis praegu plaan, mis on tulnud kommunikatsiooniministeeriumist välja, võrdõiguslikkuse osakonnast seal. Selle teema juurde tuleme ka tagasi, aga sina, Kristjan, mainisid just nimelt seda, kuidas me rääkisime siin metsamaade nii-öelda oksjonile panekust. Kas sa tead, mis nendest nüüd reaalselt on saanud ja kas on mingeid perspektiive, et kogu see nii-öelda riiklike metsamaade mahaäritsemine võimalikele tuuleärimeestele nii-öelda on saanud nüüd kohalike omavalitsuste osas ka mingisuguse, kuidas öelda, hoobi? No nende nii-öelda arendajate ehk siis ärimeeste puhul on meil hulk inimesi ka Eestist, kes on selle eesmärgi omale nii-öelda raha teenimiseks valinud ja oma raha alla pannud, eks nad mõjutavad ka kohalikku poliitikat ja üritasid ka siis valimisi mõjutada. Samas me näeme, et suur osa investoreid tuleb nendesse megaprojektidesse välismaalt. Ja see tähendab, et nende huvi on siin raha teenida, ei ole kuidagi toetatud kohalike inimeste huviga ise ka midagi osa saada, ehk siis seda tegevust siis plaanitakse tegelikult nii, et kohalike huve arvestamata. Aga seesama meretuugenipark näiteks, väidetavalt siis maailma suurim, teda tehakse üksikute osadena, vist on kuni 9 erinevat ala. Need on ükshaaval järjest siis müüdud oksjoni korras, seda on nii-öelda hoonestusõiguse luba, mille järele siis muud planeeringud peaksid järele jõudma. Aga näiteks Saaremaa läänerannikule see meretuugenipargi rajamine sõltub otseselt ka sellest, et keegi peaks rajama ühendusliini, mida pidi seal toodetav energia siis kuhugi jõuab. Ja kui nüüd paar aastat tagasi koos selle tuugenipargi alaga algatati eraldi planeeringuna 330 kilovoldiste liinide toomine siis Saaremaa läänerannikult Mandri-Eestisse ja kuni Paideni, siis kui eelmisel aastal see meretuugeniparkide arendus pisut toppama jäi ja nähti, et rahvusvaheliselt see asi enam ei lenda, huvilised kadusid, Liivi lahele ühe ala ostnud Jaapani investor väidetavalt on seal taga siiski Warren Buffett, kes ei ole jaapanlane, aga kes seal Jaapani korporatsiooni kaudu siis osales, müüsid oma ostetud ala tagasi, loobusid sellest. Ja selline võimaluste akna sulgumine on järjest toimunud. Ja nüüd Elering, kes sai ülesande siis seda ühenduskaablit Saaremaa läänerannikule plaanida, muutis. Neile antud lähteülesannet muudeti, kui algne lähteülesanne oli 2 aastat tagasi meretuugenipargi ühendamine mandriga, siis nimetatakse seda Eesti-Läti 4. ühenduseks. Väidetakse, et meil on seda väga vaja ja seda on kindlasti vaja teha üle Saaremaa, millegipärast jõuab ta siis merekaldale kohas, kus seda meretuugeniparki taheti maaga ühendada, et sisuliselt ei ole seal midagi muutunud. Aga seal on eks ole, merekaablite osa mandrilt saarele, meilt Lätti ja meilt seda Lätti minevat osa ei ole veel planeerima hakatudki. Räägitakse küll Eesti-Läti 4. ühendusest, sisuliselt tehakse ikkagi meretuugenipargi ühendamiseks vajalikku uut liini ja see väide, et lätlased juba kindlasti midagi ka teevad, on nagu Rail Baltic, kus siis selgub, et lätlased ei kavatsegi seda ehitada, aga meil jätkub ehitused, siis saaks Tallinnast Häädemeeste või Iklani mingit raudteed ehitada, et need asjad saavad kunagi kõik läbi ja väga selgelt on näha nende osaliste huvi kasutada võimalikult palju projekteerimisraha, siis mida siis eraldi antakse ja kui projekt on miljardine, siis 100 miljoni ulatuses 10% on ju projekteerimiskulud, see raha tahetakse sealt lihtsalt välja tõmmata, aga see on meie kõigi ühine raha ja meil saarlastel on huvi sellistest projektidest ka mingit oma huvi kaitsta
ja meile piisab täiesti olemasolevatest 110 kilovoldistest liinidest ja mitmekordselt mere alt toodud kaablitest. Sama võrgu otsas on ka Hiiumaa ja mis meil puudub energiajulgeoleku aspektist ei ole mitte Eesti-Läti liin, et häda korral saaksime Lätist energiat, vaid me tahaksime tegelikult kohapeal ise elektrit toota. Meil on näitena juba olemas Kuressaare siis katlamaja juures kombijaam, mis hakkpuidust võib toota nii kuuma vett kui ka elektrit, 4 megavatti ja meil on olemas üle 10 juba toimiva tuugeni ja hulk päikeseparke, millega see nii-öelda kohaliku juhuelektri võrku tootmise maht on juba täis. Ja tegelikult oleks meil vaja ühte juhitavat jaama lisaks ja sellist 50 hertsise sageduse hoidmise lisaseadet, millega siis saared võiksid olla autonoomse elektrivarustusega, mis tähendab, et kui mandrilt mingil põhjusel voolu ei tule, suudame me ise anda oma võrku ette 50 hertsise sageduse ja kõik kohalikud tootjad saavad liituda ja julgeolek ei ole mitte sellega tagatud, et äkki tuleb kuskilt Lätist või et äkki tuleb Narvast, et kui äkki ei tule, mis siis saab. Ja saartel on niisugune mudeliks sobiv võimalus demonstreerida, kuidas siis tegelikult julgeolekut tagada. Tallinna juures on ju meil ka lisaks Iru soojuselektrijaamale juba uued jaamad, mis suudavad ka elektrit toota. Nii et kohaliku keskkütte katlamajaga koostöös kombijaamad töötavad nii Rootsis, Taanis, Hollandis, igal pool. Eestist viiakse sinna väga suures koguses hakkpuitu, suures osas viiakse seda ka Saaremaalt. Mingit takistus ei ole meil ise samast hakkpuidust endale elektrit toota. Ja neid investeeringuid me tahaksime saada, võrreldes mingisuguse megaprojekti või mingisuguse Eesti-Läti 4. ühendusega oleks olemasolevasse võrku seda võimalik teha ja see maksumus oleks 10 kordades väiksem. See tähendab seda, et Eestisse võiks mitmele poole rajada neid autonoomseid elektritootmisvõimekusi, et kui kuskil midagi peakski katki minema, siis julgeolek on teistes piirkondades tagatud ja sellist lähenemist me siis üritame ka nõuda ja nõuda ka Eleringilt, et neile antud riiklik lähteülesanne ei sobi meile mitte kuidagi. Me tahame tegelikku energiajulgeolekut ja see on hoopis teised meetodid, mida meile praegu väidetakse, nii et me loodame, et ka selle Eesti-Läti täiendavate ühenduste rajamisel mõistetakse, et kas Valga alajaamast või Kilingi-Nõmme alajaamast üle Läti piiri on Läti võimalik teha paari posti vahe kaugusele ühendusi nii palju kui vaja ja ei pea tegema üle saarte. Ja veel hulga merekaablite ja väga kalliste projektide kaudu, mis on väga kergesti rivist välja viidavad ja mida siis ka kriisi olukorras ei olegi võimalik parandada, mida on näidanud näiteks Eesti-Soome kaablite katkemine ja see, et sisuliselt aastaid ei suudeta neid enam taastada. Aga kui palju tegelikult ka Saaremaa valla valitsuse kõnelusel ja koalitsiooni kõnelustel tuli see nii-öelda hiigeltuugeniparkide teema välja, et kuidas sellesse teemasse üldse on suhtunud teie koalitsioonipartnerid Keskerakond ja Isamaa? Kas ma tean, et ega siis koalitsioonipartnerite kuidas öelda, ideede väljaütlemine või veel enam nende kritiseerimine ei ole nagu kõige parem poliitiline tava, aga mind lihtsalt, ja ma arvan, kuulajad ka huvitaks ja vaatajad huvitaks see, et milline tegelikult on Isamaa ja Keskerakonna positsioon näiteks konkreetselt nüüd Saaremaal. Et ütleme niimoodi, et reaalselt tuleb mingisugune idee ikkagi see asi läbi suruda seal hoolimata sellest, et nüüd see peaaegu 3 miljardit nii-öelda riigipoolset tuge, mis sellele pidi antama kukkus kokku, et leitakse kuskilt mingisugused lisafinantsvahendid või midagi muud, et millist vastust tänane koalitsioon Saaremaal sellele annab ja eelkõige olukorras, kus juhtivaks pooleks on Isamaa ja Keskerakond? No meie puhul ma võin tuua siis välja kahe meie siis Keskerakonna ja Isamaa juhtivpoliitiku isiklikud seisukohad, kus Mihkel Undrest, Saaremaa Keskerakonna juht, käis kohut meretuugenipargi vastu, selle projekti vastu tervikuna kuni Riigikohtuni välja. Ta küll kaotas selle, aga ta põhimõtteliselt on selle projekti vastu, sest eelkõige on tema huvid seotud ka meres kalapüügiga ja need on meie kõige paremad traalipüügialad nii Saaremaa läänerannikul kui ka siis Liivi lahes olevad alad.
mida siis nende tuugenite rajamiseks on kavandatud ja mida me siis üritame vältida. Nüüd kaablite ja õhuliinide suhtes on meil selgelt, keegi ei poolda õhuliine, et kui on kaabel, aga milleks see kaabel siis üldse on, eks ole, peame aru saama ikka sellest, et seda on ikka nende tuugenite ühendamiseks vaja ja mitte millekski muuks ja sellest on ka aru saadud, aga nüüd nii-öelda poliitilise kokkuleppena me peame siiski leidma võimalusi ka riigi tasandilt ja me peame siis tunnistama, et nii Keskerakond, Isamaa kui EKRE on hetkel riigi tasandil endiselt veel opositsioonis ja kuidas me siis oma tahet suudame selle valitsuse plaanidesse panna, kes on endiselt veel need, kes on Saaremaal tänaseks juba opositsiooni jäänud, ma arvan, et järgmised valimised, nii nagu praeguste kohalike omavalitsuste valimiste tulemuse suuresti määras tuugenite vastane võitlus, nii saab see olema ka peatselt tulevatel Riigikogu valimistel. Ma lisaks nii palju juurde, et eelmine Saaremaa vallavolikogu ja Saaremaa vallavalitsus keeldus võtmast menetlusse rahvaalgatust, kus siis avaldati vastuseisu 330 kilovoldiste kõrgepingeliinide rajamisele, eks ole. Ja erinevatel põhjustel viidati eelkõige sellistele vormilistele vigadele, eks ole, et eelnõu koostamisel nüüdsel uuel koalitsioonil, et nii volikogu kui ka vallavalitsuse tasandil on uuesti võimalus, et kui rahvas soovib selle rahvaalgatuse uuesti tuua volikokku, võtta see uuesti arutusele ja see võiks siis, ütleme, poolehoiu korral realiseeruda sellise poliitilise avaldusena, et riigi tasandil. Et jah, et kui kohaliku omavalitsuse volikogul ei ole mingil teemal otsustuspädevust, siis poliitilise avalduse õigus on olemas. Ja nüüd see õigus on sageli sõltub siis eelkõige ka volikogu esimehe enda tahtest, kas ta võtab sellise algatuse päevakorda, aga meil on olemas selline märgukirjade, selgitustaotluste ja kollektiivsete pöördumiste seadus. Ja see on selline seadus, mille alusel on siis ka näiteks toimib rahvaalgatus.ee veebi petitsioonide esitamise võimalus. Ja see seadus ütleb, et kui 1% kohaliku omavalitsuse hääletusõiguslikest elanikest on kirjutanud kollektiivse pöördumise, siis tuleb see võtta volikogus menetlusse. Need põhjendused, miks siis senine Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide poolt juhitud koalitsioon keeldus meie rahvaalgatuse kaudu ja piisava toetushäälet kogunud eelnõude menetlusse võtmast, oli ka selles, et nendes eelnõudes ei olnud siis juriidiliselt konkreetselt ja korrektselt vormistatud eelnõud. Eelnõu me olime esitanud eraldi volikogu liikmetena ja kogusime siis toetust sellele eelnõule, mis oli juba ehitatud või esitatud. Nii et põhjuse midagi mitte menetlusse võtma eelmine koalitsioon leidis, nii et tegelikult ei võtnud menetlusse mitte ühtegi opositsiooni poolt esitatud eelnõu. Nii et kui me nüüd saame koalitsioonis olles ise otsustada, mida me menetlusse võtame, siis jah, selliste eelnõude menetlusse võtmine annab võimaluse saada ka ülevaate nimelise hääletuse kaudu, mille poolt siis volikogu liikmed tegelikult on ja mille poolt ei ole, aga sellise eelnõu tegemisega ei tasu kiirustada, eks me jõuaksime selle siis ka ühiselt arusaadavalt ette valmistada nii, et need poolthääled tuleksid. Natuke võtab aega. Kristjan, sa rääkisid siin Saaremaa nii-öelda energiajulgeolekust ja see on nagu igati ambitsioonikas plaan, et saared või Saaremaa oleks tervikult energeetiliselt nii-öelda iseseisev, autonoomne üksus, et see on igati mõistlik. Mis juhtub näiteks toidujulgeoleku juures, et energeetiline või energiajulgeolek on üks tasand, aga see, kas ka toitu tuleb kuskilt, siis kas Saaremaa on juba täna piisavalt nii-öelda autonoomne toidujulgeoleku tasandil või mitte? No nii selle energia kui toidujulgeoleku kui üldse elanikkonnakaitse valmiduse osas on Eesti kahjuks ikkagi väga kehvas seisus, et võrrelda siis millegagi, kus on jõudnud meie naaberriik Soome pikaajalise
iseseisva kaitsevõime ettevalmistusega, siin on veebis näidatud neid nii-öelda varjumiskohti, kas või Helsingi all olevates kaljukoobastes, mis on siis rajatud, kus on ka hokiväljakud ja ujulad ja muud ettevalmistatud varjumiskohad ja mida on rohkem, kui nende oma elanikkond vajaks. Samasugused valmisolek on Rootsis, samasugune valmisolek on Šveitsis, aga väga paljudes riikides on siis hoitud selle arvelt kokku ja tegelikku kriisivalmidust sisuliselt ei ole. Et nüüd on meil hakatud viimastel aastatel selle peale mõtlema, aga kõige lihtsam võimalus reaalseid tulemusi saavutada on siis Euroopa Liidu otsus kulutada järgmistel aastatel 5% SKP-st Euroopa Liidu riikides meie riigikaitse vajadusteks. Ja meil ei ole toodud esile, et sellest 5-st 1,5 ehk siis 3,5 läheks nagu sõjalisse riigikaitsesse, 1,5 peaks minema tsiviilkaitsesse ja Lõuna-Euroopas ja Kesk-Euroopas enamik riike on seda osa siis sellest nii-öelda riigikaitse eelest asunud väga intensiivselt kasutama oma infrastruktuuri ettevalmistamiseks. Ja meie näiteks siis Saaremaa valimislubaduses või ettepanekus ongi teha Saaremaast Eesti riigile strateegiline tagalapiirkond, sest et meie ühendusteed meie lääneliitlasteni lähevad üle Saaremaa õhu kaudu, mere kaudu. Kui meile peaks keegi appi tulema, siis tal peaks olema kuskil platsdarm, kuhu tulla. Ja on selge, et meil praegu puuduvad toiduainete ja kütuse ja muud varud, aga kõige lihtsam asi, mida me rahuajal vajaksime, rahuaegsete investeeringutena oleks näiteks Kuressaare haigla eelisarendamine, eriarstide ja teiste võimaluste sinna loomine, ka energia ressursi tagamine nii, et Saaremaal oleks elektrivarustus ka siis, kui mandril seda enam ei ole, me saaksime anda abi, et me ei tahaks olla abisaajad. Aga jah. Ma tooks siia juurde näite ookeani tagant, et milline muudatus siis ka energiajulgeoleku tagamisel on toimumas Ameerika Ühendriikides, et seal on siis sellise mahaliikumise, millest me oleme siin ka rääkinud, eks ole, selle raames on hakatud seadusandlust muutma niimoodi, mis suurendab energiajulgeolekut ja tõstab siis toidujulgeolekus eelkõige väiketootjate osatähtsust esile, et väiketootjatel oleks lihtsam toota ja ka lihtsam turustada oma kaupa, et kui siis on täiesti selge, et kui üle suure maa on hästi palju väiketootjaid, et see on palju, ütleme siis selline väliste faktorite ja rünnakute poolt raskemini haavatav süsteem, kui on nagu vähe ja väga suuri, eks ole, konglomeraate, mis tegelevad siis toidutootmisega. Et Euroopas kahjuks on praegused, ütleme, regulatsioonid liiguvad rohkem selles suunas, et toidujulgeolekut halvendada ja selleks selle näiteks on võib-olla ka siis nüüd Inglismaal toimuvad põllumeeste protestid, eks ole, mida siin peavoolumeedia on varjanud ja Eestis ei ole sellest räägitud. Me võiksime vaadata, jah, ühesõnaga me peame aru saama, et need korraga maailmas nii globaalsel tasandil kui ka riikide siseselt toimuvad protsessid viitavad sellisele murrangulistele aegadele ja me ju ei teagi, mis teistes Euroopa riikides siseselt toimub, sest et meedia seda ei näita, et äkki me vaatame mõnda sellist klippi viimastel päevadel Londonis toimuvatest meeleavaldustest. Jah, tõepoolest Londonis on tegelikult juba mitmendat korda need meeleavaldused, kui me oleme täpsemalt, et siin novembri lõpus toimusid ühed meeleavaldused ja tegelikult juba septembris ja suve ja sügise hakul ka veel üks meeleavalduste tsükkel, kus osalesid mitmed nii-öelda ka tuntud inimesed Keir Starmeri valitsuse plaani vastu eelkõige siis kasvatada nii-öelda maksukoormust toidutootjatel ja loomulikult ka siis teha omandimaks
ehk siis pärandimaks, see on üks, mis on ju toidutootjale, väiketalunikule üheks peamiseks peretaludele tõsiseks koormiseks, et sa ei saa oma talu enam edasi pärandada oma enda pojale, oma enda tütrele, kellele tahes, oma enda perekonnast, vaid sa pead sellest pärandist maksma riigile, mis on võib-olla üks kõige ebaõiglasemaid makse üldse. Et see talu või see pärand on ju võidetud kätte eelnevate põlvkondade tööga ja nüüd siis võtab riik selle pärandi üleandmise hetkel osa sellest pärandist justkui ära. No vaatame seda väikest klippi, mis siin on. See on siis praegustest nendest meeleavaldustest Londonis. Siin on üldse jõulupuu ka näha. For farmers attending a protest planned tomorrow outside Parliament. 5 columns encircled Parliament. 234 streets paralysed. Over 1,800 tractors stormed London. And in just 14 minutes, the capital was placed under total siege. This is not a union negotiation. This is war between the farmers and the government. At 8:30 a.m, the highways into London were severed. At 8:54, the tractors breached Westminster. At 9:15, the tanks were on the streets. It's a hard. Witnesses reported over a dozen tanks aligned with these protesters. Suddenly, reports broke of a tank crushing a police van. Police refused to confirm this. The farmers didn't care. This was the beginning of the end. By 9:30, sharp, tractors began sealing off every entry and exit to the government quarter. Keir Starmer declared that anyone participating in the siege would face prison time. But the protesters had nothing left to lose. When you demand £400,000 from farmers earning barely $30,000 just to keep their land, you don't just crush a business, you surrender the nation's food security to balance a broken ledger. And after it, you're stripping assets from the people who feed the nation to fund benefits for new arrivals, effectively buying the next election win with the wreckage of British farming. No nii, siin oli üks väike lõik nendest meeleavaldustest, mis ka Prantsusmaal on tegelikult välja tulnud. Itaalias on sarnaseid meeleavaldusi muuseas, et see tundub olevalt ikkagi üks selline suurem viis, kuidas praegu Euroopas globalistlik valitsus, ka siin Keir Starmeri valitsus brittide juures, aga Euroopa Liit tervikuna ja siin mõned aastad tagasi juhtus näiteks Hollandis, kus väiketalunikke hakati pitsitama rohepöörde eesmärgil. Et see tundub ikkagi olevat mingisugune selline suurem näljamängude plaan, et väiketalunikud kuidagi välja süüa ja see toidujulgeolek täiesti hävitada. Nii see on ja kui me vaatame siis, kes nendel protestidel osalesid ja kuidas seda organiseeriti, siis on huvitav ikkagi mõista, kuidas sellised protestid aset leiavad ja mis nendega kaasnevalt veel toimub. Ja mis on selle nii-öelda võimalikud tagajärjed ja eesmärgid. Et kui nüüd me nägime, et valitsuspiirkond Londoni kesklinnas oli traktorite poolt blokeeritud, siis lisaks kavandati ka oluliste liiklust juurdepääsu teede blokeerimist nii, et toidupoodidesse ei saaks kaupa juurde vedada. Ja arvestus oli selline, et kuna suurlinnades on üldse kaubanduskettides 2-3 päeva toiduvaru, et kui see ära blokeerida, siis juba esimesel-teisel päeval saavad olulised esmatarbekaubad otsa ja pärast seda tekib juba poliitiline kriisisituatsioon, et lisaks siis valitsuse blokeerimisele ka logistilised juurdepääsuteede blokeerimine nende traktorite. Aga me sealt kõrvalt näeme, et ütleme, traktori roolis ongi siis perefarmerid, valgenahalised Inglismaa põliselanikud, kes siis oma põliste õiguste eest võitlevad, siis linnastunud inimestel ju traktoreid ei ole. Ja seal nendes ülekannetes toodi ka välja hulk videokatkeid sellest, kus siis ütleme sellistes balaklaava tüüpi peakatetega ja mustades riietes kambad olid ka kaasatud. Ja need ei olnud farmerid, eks ole, nagu linnanoored ja meie teada ka eriüksuste nii-öelda agitaatorid, kes asusid siis poode rüüstama, lõhkuma, põletama ja kui seal poodi ei ole mitu päeva
toitu juba toodud, aga kui ta on samas ka maha põletatud, eks ole, siis ei olegi kuhugi tuua seda sööki, kuidas siis jagada, kui enam poest osta ei saa. Nii et selliste kaasnevate protsesside puhul me peame jälgima, et nii nagu Maidanil või Euromaidanil, nii nagu Gruusia mässudes ja mujal, mingil hetkel sekkuvad sinna kõrvalised jõud, kes siis muudavad need konfliktid veriseks ja taotlevad hoopis mingeid muid eesmärke. Ja siis kaob ka nii-öelda siiski ütleme jõuga, kuid rahumeelselt korraldatud traktorite protestil kontroll käest ja keegi teine võtab juhtimise üle. Ja sellisel juhul on sageli eesmärgiks ongi ka riigis võtta võim üle sellise sõjaväelise diktatuuri kätte, saata parlament laiali ja sellist plaani Briti peaminister ka avaldas selle protesti käigus juba. Et kui ühesõnaga esiteks ta lubas kõik traktoriga linna tulnud korrarikkujad vangi panna, aga teiseks nii-öelda parlamendi laiali saatmine ja demokraatliku võimu lõpetamine, diktatuuri kehtestamine on seal vägagi päevakorral. Et selline olukord ei ole ka meile ajaloost ju võõras. Kunagi 34. aastal kuulutas president Päts rahva haigeks, saatis parlamendi laiali, on ka Eestis olnud ja me mäletame 2007. aasta aprillimäsu, mis siin Tallinnas toimus, mille käigus siis valitsus oli asunud, ütleme siis meie Vene elanikkonnale sümbolina võinud mälestusmärki kõrvaldama ja mille käigus siis toimusid ka tänavarahutused, samamoodi politseinike kividega loopimine ja poodide rüüstamine. Et selliste rüüstamiste juures, vähemalt meil kaitseliitlastel oli võimalik osaleda nende protestide nii-öelda lõpetamisel, ilmnes ka 5. kolonni roll ja sel hetkel vabaduses olnud kriminaalide kaasatus just nende rahutuste, ütleme siis veriste ja kuritegelike muutmisel, millega siis noored läksid nagu spontaanselt kaasa. Et keegi viskas kioskil aknad puruks ja võttis sealt esimese suitsuploki ja teised siis tormasid massihüsteerias järele. Et selliste tänavarahutuste organiseerimisel tavaliselt osalevad jõud, keda me ei pruugi tähele panna, aga me peaksime valmis, et see nii ei toimuks. No, et tuleks nüüd rahvusvaheliselt tasandilt tagasi, tuleme Saaremaale ja ma tooks välja nüüd, mis meil järgmine samm on nüüd siis seal avaliku elu juhtimisel on osavallakogude valimised ja nii EKRE kui ka Isamaa on oma valimislubadustes välja öelnud, et pöörame rohkem näoga rahva poole, kuulame, kaasame, eks ole, rahvast otsuste tegemisel ja üks eesmärkidest on anda rohkem otsustusõigust, et osavallakogudele ja siin ma kutsuski Saaremaa inimesi üles vaatama ja tähele panema seda, kuna viiakse läbi osavallakogude valimised, et seal on ka see valimiskord muutunud, et kui varem moodustati osavallakogud, vallavolikogu valimisjääkidest, siis nüüd on moodustatud endistes valdades piirkonnad ja valitakse piirkondade järgi inimesed esindama siis kohalikku osavalda, et kõik inimesed, kes tahavad osaleda oma kodukandi elu kujundamisel ja otsuste tegemisel, et võtke, selgitage välja, kuna teil toimuvad osavallakogu valimised ja osalege nendel. Et see on alus heale koostööle nii vallavolikogu kui ka vallavalitsusega. Et kui kohalikud algatused jõuavad siis vallavalitsuse volikogu tasandile. See on katse uuesti siis peatada võimu võõrandumine ja anda otsuste tegemise võimalus ikkagi kohalikule tasandile, kogukonna tasandile ja need osavallad, mis meil veel 8 aastat tagasi siis eksisteerisid eraldi valdadena, on enamasti vanade kihelkondade piires. Me oleme seda ka varasemates saadetes öelnud, et kihelkond on olnud ajalooliselt selline kohaliku kogukondliku elukorralduse alus, kui me selle säilitame,
kui me seal tasandil otsuse tegemiseks ka eeldused loome, siis on ka sellist suurt maa või maakonna tasandilist valda juhtides alati nagu rahva tahtega võimalik arvestada. Kui see kohaliku tasandi otsustuspädevus üldse ära võtta, siis see võõrandumine toimub väga ruttu ja võim võibki muutuda ka rahva suhtes arvestamatuks, nii nagu me siin viimastel aastatel paraku kogesime. Nii, aga tuleme nüüd ühe temaatika juurde ka, mis on väga mitmetahuline, aga kui me räägime siin ka kohalike omavalitsuste kaasamisest ja Riigikogu kaasamisest ja väga paljudest teiste instantside kaasamisest, siis seda me nendes dokumentides ei näe. Ja see on nüüd see kurikuulus juba Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nii-öelda homoideoloogia juurutamise 5-aastaku plaan 2025 kuni 2030 Eesti Vabariigis. Ja see on siis nüüd sellise väga kitsa ideoloogiliselt laetud ministeeriumi mõttekoja poolt tehtud dokument, mis hõlmab väga paljusid tegevusvaldkondi ministeeriumite tasandil, aga ka erinevaid valdkondi, mida korrigeerivad näiteks vallad ise. Nii. Ja üks nendest on kahtlemata haridus. No meenutame, mida see dokument räägib meile haridusest. Ta räägib siin sellest, kuidas haridusministeerium näiteks koostab soovituslikud juhised õppekavade rakendamiseks ning õppeprotsesside kirjeldused, milles selgitatakse, kuidas saab siis LGBTIQ teemasid käsitleda sobivates seostes erinevates ainevaldkondades. Ja siin mainitakse siis sotsiaalaineid, kus on nende ainete raames saab siis teha sellist ideoloogilist ajupesu õpilastele, ajalugu, inimese õpetus, ühiskonna õpetus ja need on siis soovituslikud juhised õppekavade rakendamiseks. Anti, sina oled olnud näiteks siin Saaremaa ühe gümnaasiumi hooldekogus, Saaremaa gümnaasiumi hooldekogus, et kas on see teema juba praegu tuttav seal või on see nüüd niimoodi, et me peame nüüd natukene ootama, kuni siis haridusministeerium oma soovitustega välja tuleb ja surub selle peale nagu konkreetsetele gümnaasiumitele. Kui me vaatame seda tegevuskavas olevat tabelit, kus on väga konkreetsed, eks ole, suunad, tegevused välja toodud, siis seal on ka tähtajad juures, eks ole, osade puhul on tähtajad 26. aasta ilmselt 4. kvartal, eks ole, et siis aasta pärast peaks olema teatud eesmärgid juba saavutatud. Saaremaa gümnaasiumi hoolekogus ei ole, ja minu abikaasa on ka Kihelkonna kooli hoolekogus, ei ole need teemad üles tõstatatud, aga kuna sellel ei ole seadusandlikku jõudu, eks ole, et ta ei ole määruse korralduse, ei ole selline haldusakt, siis ma eeldan, et kõige tõenäolisem on see, ja kuna seal on taga kirjas ka nendes tabelites, et see viiaks ellu läbi erinevate programmide ja rahastust kasutatakse ka läbi nende erinevate programmide, et siis on pigem selline salalik infiltratsioon erinevatel tasanditel, eks ole, siis kas vallavalitsuse haridusosakonna kaudu, koolijuhtide kaudu, eks ole, siis õpetajate koolitlemise kaudu, nagu seal on ette nähtud, ja need seotakse sellised rahaeraldused, et ei ole nagu otsest nagu korraldust ja sundi, aga need saab siduda, raha eraldamise saab siduda siis selle programmi eesmärkide täitmisega, eks ole. Ja seda tegevuskava lugedes torkab seal väga silma see, et sinna on kaasatud praktiliselt, tähendab kõiki Eesti Vabariigi ministeeriumid, riigiametid, õiguskantsler, siis erinevad nii-öelda siis eraõiguslikud ühendused erinevad, aga seal ei ole vanemate ühendusi kaasatud, selles nimekirjas ei ole seda näha ja igasuguste tegevuskavade korral, kui see siis tugineb demokraatlikul põhimõttele ja printsiipidele, peaks olema ära näidatud ka nüüd sellisel juhul, eks ole, et kus me tahame tuua haridusvaldkonda ja meie laste õppekavadesse ja koolidesse sisse sellist teemat, mis on ideoloogiliselt väga laetud,
ei ole eakohane, eks ole, siis käsitleb identiteedi ja seksuaalsuse küsimusi, siis mis sealt puudu on mõjuhinnangud, riskianalüüsid, eks ole, et kuidas mitte heakohane materjal tuuakse sisse haridussüsteemi, mis seaduse poolt on kohustuslik, õpikohustus, eks ole, ja selleks ei ole küsitud vanematelt luba, et ma näen siin väga suurt eetilist probleemi, eks ole, et esiteks tõenäoliselt vanemad ei ole teadlikud sellisest asjast ja kuidas seal ei ole ka räägitud midagi teavitamise süsteemist, kuidas vanemad sellest teada saavad ja kas on see, et üks on teavitamine, teine on nõusoleku küsimine, teine ei ole ka nõusolekut küsitud, eks ole, et Eestis on riiklik lastekaitsepoliitika olemas, eks ole, et kus on siis on valdkondade ülene ja Eestis laste ombudsman on õiguskantsler, kes on osalenud selle tegevuskava väljatöötamises. Ja kui vaadata õiguskantsleri kantselei lehekülge, siis on seal toodud välja ÜRO lapse õiguse konventsioon ja kommenteeritud neid artikleid seal sisalduvaid ja rahvusvaheline õigus ja sellega seotud konventsioonid on Eesti õigussüsteemile ka siduvad, eks ole, ja kohustuslikud täitmiseks. Ning nii seal selles ÜRO lapse õiguste konventsioonis kui ka Eesti põhiseaduses, perekonnaseaduses, lastekaitseseaduses on välja toodud põhiprintsiibina see, et kõikides tegevustes, mis puudutab lapsi, peab olema esikohale seatud laste huvid. Laste huvisid eelistatakse teistele huvigruppidele ja kogu tegevus peab olema ennetav. Et selles tegevuskavas täielikult puuduvad need aspektid. Ja mida meie saame, ütleme siis vanematena, meie siis Kristjaniga, ütleme Saaremaa vallavolikogu liikmetena, eks ole, peame ja saame teha ja ette võtta. Üks on siis praegu, mida me teeme, on see teavitustöö nii vanematele, ka kohaliku omavalitsuse Riigikogu liikmetele, eks ole, et selline plaan on juba siis käivitunud. Ehkki siin on, kui me vaatame eelnõude infosüsteemi, on selline EIS. Seal on näha selle sama tegevuskava kooskõlastusringid, mis on saadetud kooskõlastusringidele, siis rohkem ministeeriumeid ei ole kinnitanud seda tegevuskava. Et ehk on kooskõlastamata, seal on pigem üksikud ministeeriumid, mis on selle tegevuskava kooskõlastanud. Et ma ei oska öelda, miks see nii on, aga ja et meil on võimalus siis, ütleme siis kohaliku omavalitsuse tasandil, vallavolikogu poolt hakata reguleerima. Et kuna sellel ei ole seadusandlikku jõudu, me saame reguleerida seda samamoodi erinevatel tasanditel, kooli tasandil, õppematerjalide valiku tasandil, koolituste tasandil, eks ole. Me saame koostada ja välja anda ka haldusakte, et sellise suunitlusega, mis ikkagi, kuna tegemist on sellise ühiskondliku eksperimendiga, millel ei ole analoogi, vähemalt teaduslikult põhjendatud analoogi maailmas. Et ehk kõige ülevaatlikum ja selle teema, ütleme, detailne käsitlus leidub sellises kässi ülevaates, mis on koostatud siis Inglismaa, ütleme, Terviseameti tellimusel. Ja seal on välja toodud, et selline teaduspõhisus, selle sama sooidentiteedi häire valdkonnas. Esiteks on teadusuuringud on väga madala kvaliteedilised ja ka pikaaegsed tulemused on teadmata. Ja kui vaadata siis neid uuringuid sealt, siis on leida, seal on välja toodud siis erinevaid põhjuseid, mis võivad sellist sooidentiteedi häiret põhjustada. Seal on välja toodud bioloogilised
psühholoogilised, sotsiaalsed tegurid. Aga on väga ka rõhutatud seda, et sellised, mida on väga agaralt juba siis Euroopa Liidus ja teistes lääneriikides hakatud kasutama, sellised soolist küpsust blokeerivad medikamendid ja ka kirurgilised vahelesegamised, et need ei ole andnud siis sellist tulemust, mida ilmselt siis need sooidentiteedi häirega inimesed tahavad, ehk see on see, et ütleme siis, kas nende hing saab rahu, et nad on leidnud selles uues kas kehas, kui sinna on kirurgiliselt vahele sekkutud, või kui nende normaalset sugulist küpsust on blokeeritud, et see oleks kuidagi mõjutanud nende vaimset tervist. See jääb muutumata, et ka selliste protseduuride järgselt on ärevuse, depressiooni, enesevigastamise ja enesetappude hulk endiselt kõrge. Et samal tasemel, mis oli enne, ehk need on, ütleme, teaduslikult põhjendamata sandistavad protseduurid ja ettevõtmised ja selle ülevaate järgi tundub, et ei ole ka selget pilti sellest, miks nendel lastel esineb sellist asja ja miks meie ühiskonnas järjest enam lastel esineb sellist sooidentiteedi häiret. Ja siit samast dokumendist siis saame jälle tuua neid näiteid, kuidas väidetav kaasamine on tegelikult pettus. Kirja saatmine kõikidele nendele märgitud kaasatutele ei tähenda seda, et keegi oleks vastanud. Aga nad väidavad, et see on siis nagu kaasatus. Ja teine siis, mis nüüd hariduse süsteemis on mõnes mõttes olnud meile harjumuseks, et kui mõnes õppeaines, seal matemaatikas, füüsikas muudetakse pisut õppeprogrammi, et siis selle programmõppes tehtavate muutustega tavaliselt ei ole ju kohalike omavalitsuste volikogusid kaasatud ja volikogu ei ole otsustanud, et kas me muudame siin tunni mahtu ja sisu mingites reaalainetes või mingites kirjanduslikes asjades. Need on läinud ministeeriumist tulnud juhistega otse täitmiseks. Ja kuulekate inimestena, riigikodanikena on enamus õpetajaid neid ka täitma asunud. Ja nüüd selliseid ideoloogilisi projekte, siis projekti rahastusega, mingi ministeeriumi poolt koostatud projektiplaaniga, 5-aastaku plaaniga, tahetakse siis samamoodi, minnes mööda nii lastevanematest, kohalikest koolide hoolekogudest, minnes mööda kohalikest omavalitsustest, kes on seaduse järgi koolipidajad, ja minnes mööda ka Riigikogust, kes peaks ka otsustama, mis valitsus teeb. Teeb valitsus praegu ise tegevust, kellegi huvides, ja me ei saa väita, et see oleks rahva huvides. Ja nüüd ongi meie kohustus Saaremaa vallas võtta see asi üles, nii nagu see Tuugeni pargi ehitamine maailma suurima valitsuse tahtel meist hoolimata, meie käest küsimata. Ja ka nendel teemadel on kohalikel omavalitsused täiesti õigus öelda, et ei ole nõus. Keeldume, eks ole. Meil koolipidajalt on õigus seda teha. Iseasi on nüüd kuidas ja mida, no palju lihtsam, kui kogu aeg keelduda valitsuse hullumeelsete ideede täitmisest, tuleks valitsus välja vahetada. Eks ole, vahest on kirurgiliselt lihtsam teha mõni operatsioon, kui kui pea on saanud tervele kehale õnnetuseks, vaat siis on nagu raske seda ravida, aga see hetk on nüüd saabumas. Nii et kui me siin aasta tagasi selgitasime väga rahulikult, miks pärast kohalik võim peaks vahetuma, siis me peaksime ikka rahvale andma meelekindlust ka tänases saates, et aasta pärast hiljemalt peaks vahetuma ka riigis olev võim. Nii et sellised 5-aastaku plaanid saaks panna sinna, kus on nende õige koht ja me saaksime jälle jätkata nagu elutervet ja rahvahuidele vastavat poliitikat. Aga kui me sinna hariduse valdkonda läheme, siis on üks tõsine probleem, sest nii nagu selle farmerite protestide puhul, mida meile rahvale ei näidata. Kui meie meedia tegelikult ei too esile seda, mis Euroopas ja maailmas toimub, aetakse meile propagandistlikel eesmärkidel mingit jama, tutvustatakse selliseid hullumeelseid plaane ja meie arutelu ja fookus keskendub nendele, siis me peaksime tegelikult leidma üles need valdkonnad siin riigis,
kus on nagu päris probleem. Ja tegelikult on neid ka haridusvaldkonnas toodud järjekindlalt esile, lihtsalt ei ole toodud fookusesse. Nii et mis on haridussüsteemi eesmärk? Võimaldada inimestel oma annetele ja oskustele, huvidele vastavalt omandada haridus ja oskused, millega aga on tegelenud haridussüsteem viimased aastakümned. Tegelenud enamasti mahajääjate järeleaitamisega, nii et õpetajate aeg ja energia on käsukorras kulutatud sellele, et klassidesse on toodud ka järeleaitamist vajavad erivajadustega õpilased ja andekad on jäänud tähelepanuta. Andekate laste eraldi vajalik neile tähelepanu osutama just siis, kui nendel tekib õpihuvi ja neile siis nende andele ja oskustele vastavate lisaülesannete andmine kujundab lõpuks lapses välja õpiharjumuse ja lõpuks on ka lootust, et targad ja oskajad inimesed jõuavad riigis juhtivatele kohtadele ja nüüd kui uurimustest rääkida, siis jah, tõepoolest edukates riikides on juhtivatel kohtadel targad ja oskajad inimesed. Millegi pärast nendes riikides, mis äparduvad, on nende juhtidega teistmoodi. Ja nüüd, kui me selle kooli haridussüsteemi toome, me tõepoolest näeme, et tänasest 15-20 aastat tagasi tehti uurimusi, kus tuvastati, et üle poolte andekatest last, üle poolte jäävad koolides piisava tähelepanuta ja selle toeta, mida nad oma annete avaldamiseks saavad. Võib-olla spordis, tippspordis üksikute laste puhul pannakse seda tähelepanu ehk liigagi nende peale. Aga õpiainetes selleks, milleks nad erialaselt peaksid õppima, nende üldine tase ei ole kasvanud. Ja kui me võtame, et 10-15 aastat tagasi avastati või 20 aastat tagasi avastati, et see on nii. Kas tänaseks on olukord paranenud? Kas tänaseks on rohkem kui pooltele andekatele lastele koolis tähelepanu? Ei ole, sest et kui me vaatame tänase haridusministeeriumi suuniseid, kus nii-öeldakse lapsed sunnitakse assimileeruma klassi toodud muulastega, kes räägivad muus keeles, siis õppimiseks nagu palju aega ei jäägi. Et olukord on tegelikult ainult palju halvemaks ja mingis ajaloolisest seaduspärast tulenevalt tavaliselt tekib kord läbi kaose, et see kaos on juba piisavalt käes, et uut korda luua on meie seisukoht. Et ma arvame, et seda tulekski alustada ikkagi kohaliku omavalitsuse ja lastevanemate tasandilt. Ma ei taha öelda, et me peaksime nüüd Briti farmerite eeskujul siia Toompeat tulema blokeerima. Sellel aastal, praegu detsembris, maksti põllumeestele veel PRIA toetused välja, enamik neist on veel Euroopa Liidu toetused, aga me teame, et juba 2027. aastast on ka siin plaanis neid toetused oluliselt vähendada, võib-olla see tuleb vähem, põllumehed teavad juba ette, et see toetuste süsteem sellisel kujul väga pikalt jätkuda ei saa, me peame leidma teise lahenduse. Me ei saa enam tugi- ja toetussüsteemidele rajanevat maailma jätkata, me peame muutma maailmakorda selleks, et me toetame ettevõtlikke ja edukaid inimesi ja siis on ka teistel tööd. Lihtne, aga see tuleks alustada koolis. Ja koolis peaks õpetama ka ettevõtlust ja neid erialasid vähemalt tutvustama, mis siis lastel vaja on. Ja mõned head näited on meil Saaremaalt selleks olemas. Et Orissaare gümnaasiumis näiteks sellest õppeaastast alustas siis uuesti merenduse õppe, nii et need, lapsed, kes tahaksid tulevikus minna Mereakadeemiasse, saavad sinna kindlasti sisse, selle järel, kui nad on selle merendusõppe läbinud ja võivad õppida siis kapteniteks ja tüürimeesteks. Aga kui nad läbiksid tavalise kooli gümnaasiumi programmi, siis nad seda eriala enam ei valiks, sest et see valmisolek seda õppida ülikoolis on gümnaasiumi lõpus neil saavutamata. Nii et selliseid erialasid, milleks peaks koolides eraldi ettevalmistust tegema, on ju kümneid. Ja võimalusi on palju, tuleb neid kasutada. Minule tundub, et see, millele sa praegu viitad, tegelikult on koolisüsteemi struktuurne probleem, et riiklik 12-aastane kohustuslik haridussüsteem, mis on ainulaadne tegelikult maailma ajaloos, sellist asja pole nagu 98% maailmas eksisteerinud ajaloost olnud. See on selline modernne väljamõeldis, et see on oma olemuselt juba nivelleeriv, see oma olemuselt juba kõiki erinevusi
legitiimseid erinevusi, siis me räägime mitte sellest dokumendist siin, vaid reaalselt inimeste erinevaid nii-öelda andeid ja legitiimseid erinevusi maha suruv. Nii et see on tegelikult struktuurne probleem ja mina olen seisukohal üleüldse, et meil sellist riiklikku, veel enam nagu propagandistlikku haridusprogrammi üldse ei peakski olema, vaid lapsed peaksid lähtuma hoopis tükis nii-öelda reaalsetest võimalustest, mis neile siis antakse. Kas mõned valivad tõepoolest omale mingisugused tööalased ettevalmistused, teised valivad mingid muud, aga selline väga selgelt riiklik nivelleeriv haridusprogramm on juba iseenesest probleem. Saate vabalt mitte nõustuda, härrased. Aga võib-olla Anti pakubki mõne lahenduse, sellepärast, et probleemide nimetamisele lisaks me oleme siia saatesse tulnud, et neid lahendusi leida. Just, et Kristjan tõi need probleemid siin juba välja, eks ole, mis on selle haridussüsteemi ja haridustasemega nagu seotud ja et mis on nüüd ilmselt siis Eesti Vabariigis olnud tema eksisteerimise ajal vähikäigul ja me nüüd maitseme kõik selle viljasid. Aga lahendused on tegelikult ju käepärast, asi on tahtes, eks ole, et ütleme siis oskused ei ole ka päris kadunud veel, et me saame samamoodi, mis me tõime juba välja siin kohaliku omavalitsuse tasandil, et kahjuks me peame küll tegelema rohkem sellise tõkestava tööga, eks ole, et meie lasteni ei jõuaks kahjulikud mõjud, aga see teinekord on selline tõkestav tegevus mõjub ka nagu positiivselt, eks ole, annab positiivse tulemuse, aga siis natuke rohkem kui aasta pärast on meil jälle Riigikogu valimised ja meil kõigil on võimalus tuua suured muutused Eesti riigi poliitikatesse ja juhtimisse. Kahtlemata nii on. Ja ma arvan, et enne Riigikogu valimisi kindlasti saame veel kokku ja loomulikult kordan seda, et olete alati Objektiivi stuudiosse alati oodatud. Peaksimegi rääkima mõnest tervisealasest temaatikast ka veel mõnes saates. Ja miks mitte siin energiajulgeolekust ja paljudest teistest teemadest veel. Aga härrased, ma tänan, et saite jälle aega tulla siia stuudiosse vestlema nendel teemadel ja palju jõudu ja edu Saaremaa volikogus ja Saaremaa vallavalitsuses. Suur tänu ja tänan kutsumast. Tänan kutsumast.